Hei hei, siin krüptogaraaž. Tervist kõigile. Et täna on siis selline väga eriline krüptogaraaži live on täna algamas. Tänasel vähemalt saate esimeses osas ei ropenda krüptogaraaž. Juhuslikult, kui sa ise ei küsi seda, ei juhtu sinuga midagi. Tänase laivis on siis meil külaline. Ma alustasin natuke varem, et siin inimestele jõuaks siis teadaanded kohale. Täna on siis laivi pealkiri KG ja JP otsivad Sonic AI tõde. Et ütlen siis otse ära, et olen Jaanuse tegevusest teadlik mähmaselt, aga ei ole temaga omanud rohkemaid sidemeid. Ja nüüd siis on olukord selline, et kuna ma olen teinud paar väga tõsist Sonic AI ja Tag Marketsi kohta käivat laivi ja paljastanud erinevaid asju. Ja ilmselgelt on lugu selline, et eks siin sotsmeedias teavad kõik, kui mitte kõik, siis vähemalt väga paljud, kes selle Sonic AI-ga meil siin Eestimaa pinna peal tegutsevad. Ja siis on nüüd lugu selline, et ma loodan, et Jaanus tuleb laivi rääkima. Et selles suhtes on tänane laiv äärmiselt eriline, et krüptogaraaž ei pane puid alla. Uskumatu, et mul lausa on suur värin sees, et krüptogaraaž ei pane puid alla rahvale. See on omamoodi väljakutse mulle, aga Jaanus Peenemaa täpselt öeldes on siis väga suure tõenäosusega minu viimase info järgi laivi tulemas minuga ja kurat, tunnen, kuidas pump lööb sees, sest esimene selline reaalne nagu tõsine saatekülaline on mul tulemas, et minul ei ole, ütlen teile ausalt ära, et minul on siin Jaanuse kohta olnud sellised negatiivsed arvamused, aga see arvamus on muutunud tänasel päeval neutraalseks võiks isegi öelda. Härra Peenemaa on saatnud mulle väga-väga asjalikud küsimused, et mille põhjal ma saan öelda vähemalt praegu, et tegu on intellektuaalse inimesega, kes suudab konstrueerida äärmiselt informatiivseid ja asjalikke küsimusi. Et minu jaoks oli see suur üllatus, sest kui minul on selline asi, et ma näen midagi mingis inimesest, siis ma võtan äärmiselt kiirelt seisukoha, millesse ma jään võib-olla kinni, aga mul on ka samas omadus siis õppida iseenda vigadest, sest see on kõige parem asi. Et täna on ainult Sonic AI teemaks ja intervjuu siis Jaanus Peenemaaga. Et tänasel päeval ei ole mingeid muid küsimusi. Ütlen veel ära selle, et kui krüptogaraaž leppis kokku Jaanus Peenemaaga, et krüptogaraaž ei pauguta segast, ei pane puid alla, ei mõnita, raske ülesanne, aga lubasin, et ma seda ei tee. Aga ma rääkisin selle välja, et ma päris algupäraseid isasid, et neid ma ikka võin nagu paugutada küll, vaata, et selle ma ikka rääkisin endale välja, ma loodan, et need, kes seal päris jupi juures on ja päris juhendavad, et need saavad küll puid alla, et see ei ole üldse nagu keelatud, aga konkreetselt isikust rääkides, kes saatesse külla tuleb, siis
härra Peenemaale ei pane ma mingit puid alla. Vot. Et Jaanuse koha pealt on lugu selline, et me leppisime kokku, et me ei hakka üksteisele mitte midagi tegema. Meie põhiline eesmärk on otsida välja kogu tõde, mis me suudame leida. Ja ma pean nagu tunnistama seda, et Jaanus on saatnud mulle väga-väga asjalikud küsimused. Ja muidugi on ka minul Jaanusele küsimused, et siis tulevadki sellised küsimused ja vastused ja nii ta on. Et kokkuleppe järgi peaks see asi hakkama nüüd mõne minuti jooksul, kui Jaanus saabub siis ka siia laivi. Ja siis, pigem on see, et mina tahtsin seda asja nagu laivis ajada, on põhjus sellepärast, et see on äärmiselt intrigeeriv ja pingeid loov asi, see Sonic AI, et minu see laivid siis on astunud tugevalt nii mõnelegi kanna peale, pead pööritanud, pannud inimesi jooksma ringi, siis ja esitama veel lisaküsimusi, et lugu on pehmelt öeldes on lugu karm. Ma ütlen ära, et Jaanuse esitatud küsimused, pean tunnistama seda, et ma tahan öelda seda, et praegune laiv, kui Jaanus tuleb, siis tuleb väga palju asjalikum kui eelmised need laivid. Sellel lihtsal põhjusel, et paneme plokki ära, et kordan veel kord, et mingi tšau kakukes, oled täna väga ümarake. Need saavad kohe plokki, et mul ei ole vaja vaata. Täna on meil reaalselt, me lahendame Jaanusega probleemi, et mis asi siis sellest Sonic on, mis tast nüüd saab, mis ta on, mis ta ei ole. Et siin saates ei ole mitte ühtegi solvangut minu poolt Jaanusele. Ja Jaanusel ei ole mulle mingit puid alla ja ma tahan, et mitte keegi, ma tahan, et need, kes saatekülalised on, ei pane mitte mingisuguseid puid alla ei mulle ega Jaanusele, et me leppisime Jaanusega kokku, et me läheme 100% neutraalselt sellele asjale peale, et ei ole mingit kuradi ärplemist kummagi poolt ja asja tehakse viisakalt. Et see on minu ja Jaanuse praegune kokkulepe ja mina kavatsen seda enda poolt hoida. Ja vastates küsimusele naljasahtel, siis palju sul see kuu värk maksis, mis sa vahepeal promosid, siis 50 eurot on mul tasulise klubi maks. Tasulise klubi maks on mul 50 euri ja selle eest saad sa soovitused, täpsemalt öeldes näed sa uurimustöid. Seal on meeletus koguses krüptode kohta uurimustöösid tehtud, aktsiate kohta uurimustööd, siis on metallide kohta juttu, siis on uudiseid, mida ma kuskil mujal ei avalda, on mõeldud ainult siis tasulistele, et sellised asjad on. Ja lisaks on mul veel ka siis kauplemiskoolitus selline, kus ma tutvustan siis kauplemiskoolituse ajal, või tähendab, mul on selline kauplemiskoolitus, kus ma tutvustan asja, kuidas ma saavutasin võistlustel siis 56 000 kauplejast 360 koha, ehk ma olin siis kuskil 0,5% kauplejate seas. Võt. Et selline asi on siis ka eraldi pakkuda, aga see ei ole praegu teema. Et kell on 6:01. Kas Jaanus on kohal? Jaanus on kohal. Nii, Jaanus, lugu on nüüd järgmine. Ja ma vastan küsimusele ära. Naljasahtel, jah, sa näedki uurimustöid ja näed siis nagu minu väikseid soovitusi, mida mina teeksin. See, mis sina teed, on sinu asi, ütlen ära. See, mida sina teed oma selle investeeringuga, on sinu asi. Et see ei ole minu asi. Selles suhtes, et ma saan anda sulle ainult valikud ette vaata. Et näed, siin on need põhjused, miks ma investeerin ja nii lihtne ongi. No tervist!
no tere. nii et ma panin sellise, ma arvan, suhteliselt ilusa laivi pealkirja, et KG ja JP otsivad tõde, siis Sonic ai. Jah, nii et me leppisime siis kokku, et ma ütlen veel kord ära, et see saade lindistatakse ja ma panen ta pärast kuskile mujale üles, et võid siis sama teha enda asjaga, et oled sa nõus sellega? ja. Ja ma ütlen ära, et noh, me leppisime kokku, et me üksteisele puid alla ei pane, onju. Jääme soliidseks. Ja jääme soliidseks ja siis, kui keegi teine tahab ka puid alla panna, siis ma ei lase sellele juhtuda, et noh, ma panen ploki peale, et see ei ole meil tänane eesmärk, et 2 saadet ma olen saanud isegi vaimutseda ja rõvetseda, et sellest peaks piisama nüüd. Jah, väga. Aga alustame siis, et ma siis küsin sinu käest esimesena, et kuidas sa sattusid sinna, et räägi oma lugu, et ei pea nimesid mainima. Et kuidas, tegelikult ma olen soovitusturundusvaldkonnas olnud juba aastaid, onju. Ma olen teinud väga mitmeid erinevaid projekte just soovitusturunduse maastikul ja peab tunnistama tegelikult fakt on see, et 98% nendest on jama olnud ja ainult 2% veel reaalselt töötab. Ehk siis 20 projektist, mida ma olen elu jooksul teinud tegelikult siin, on reaalselt, jätame nüüd Amway välja, on neid krüptoprojekte, erinevaid siis tokeni projekte reaalselt ja kaevandusprojekte Bitcoiniga töötamas ainult üks investeerimisvorm 20-st. See annab mulle nagu kiire ja kerge statistika tegelikult see, et enamus on ikkagi jama. Vot. Ja tahad lisada veel midagi? Ei. Ja aga nüüd see küsimus nagu, et kas sind värvati või sa sattusid ise sinna nagu kuidagi moodi või oli soovitus, et võid lühidalt vastata? Ikkagi värvati, sest minu nagu jõudu teatakse, et kui ma ikkagi usun millegesse, ma ikkagi teen, sest no, ma võib-olla olen liiga sinisilmne, et mul on endiselt usku sellesse valdkonda, sest ma tean, et see tegelikult teenib, aga nüüd on alati küsimus, kui kaua, ja alati mingi jama lõppkokkuvõtteks ikkagi, ja paha pool sellest ongi tegelikult see, et noh, lubatakse rohkem, kui nagu suudetakse teha selles valdkonnas. Ma ei räägi antud nagu projektist, sest praegu antud projekt on kõigile klientidele raha toonud. Ma ei saa seda nagu ümber lükata, sest see nii on. Selge. Aga ühesõnaga mind värvati ja te teate neid kõiki nimesi. Ja minu küsimus on, ja ütle uuesti. No need Eesti liidrid siis, top liidrid. Okei, selge, vahet ei ole, et las see jääb, aga nüüd on üks küsimus nagu sulle nüüd selline, mida ma küll ei kirjutanud, et sa ei saanud nagu valmistada selleks, aga kui sa ei taha vastata, siis ära vasta, kui tahad vasta, palun, et mis põhjustel sa nüüd minu üles otsisid? Ei, no kuna mina esitasin küsimuse siin paar päeva tagasi ja ma ei teadnud, et see impulss ka sinuni jõudis ja tuleb välja, et meil on taolised küsimused, millele lihtsalt ei ole võib-olla nagu konkreetseid vastuseid veel saanud, et no, mina otsin vaatenurka siin, ma otsin erinevaid arvamusi ja kuna sa oled selle krüptomaastikuga nagu võiks öelda, et üpris sina peal, ma olen siin natuke jälginud, videode tegemist sa pead veel õppima, olgem ausad. Mitte paha pärast, sõbralik soovitus, vaata. Ei, ma ütlen nagu seda, et vaata, et minul on ka selline seisukoht, et ega ma neid videosid vaata paremaks ei tee ka, sest vaata, minu see karakter, mis ma lõin, on selline robustne vend garaažis, vaata, et ma ei aja seda asja vaata nagu tootlikkuse põhjalt vaata ilusamaks, et no see on minu stiil vaata, et noh, ja kuna ma olen jäärapäine ka, siis ma tunnistan seda, et ma tänan sind hea soovituse eest, aga võib-olla see soovitus jõuab mulle kohale nädala, 2 kuu või aasta pärast. Krüptogaraaž on üks asi, vaata, miks ma nagu otsisin sind, ja no ma usun, et sa oled inimene, kes teeb nagu põhjaliku research'i asjade kohta. Nii, ja ma esitan nüüd viimase küsimuse nagu selles suhtes, et ma tahaks kõigepealt niimoodi, et vastame nagu mõned küsimused ära ja siis teistele küsimustele nagu see oleks siis nagu see, et punkt 3, punkt 4 ja punkt 5 küsimused. Et kui sul on meeles, mis need küsimused olid? Jaa, mul on kirjas. Et 3.
4. ja 5. ma tahaksin siis sinuga rääkida nendest küsimustest hiljem, kui me oled nagu minule esitanud küsimuse. Aga nüüd ongi nagu see punkt 2 küsimus, et milline on sinu tegevus nüüd selle Sonic AI osas olnud, et mida sa oled siin teinud või ei ole teinud? Ma olen turundanud seda, ma olen ise seal sees olnud, ma olen siiamaani. Mitte küll väga suurelt, kohe on 1000, on ju. Nõks on puudus, mõnikümmend eurot. Aga alustasin 25 eurost, unustasin ära, lasin seista. Ta tiksus mul seal mingi 40 pluss, on ju. Ma mõtlesin, okei, ma katsetan, võtsin kõik välja, mis töötab äge, on ju. Ja kuna ma olen tegelikult Foreksi maastikul ammu olnud ja kuld mulle meeldib, sest ma ise kauplen ka kullaga manuaalselt, on ju, siis see automaatika tundus mulle väga võluv ja kasumlik ka, on ju. Ja mida mina teen, siis mina olen praegu seda turundanud siin üle õla niimoodi mööda minnes, dokumenteerinud tegelikult seda protsessi siis 87 päeva. Jah, selge vitt. Jep. Ja nüüd küsimus mulle, et kuidas, ma tean sul nagu neid küsimusi ja mul on vastused ka, et kas ma loen ühe küsimuse ette või selle vastuse ette või sa loed küsimuse või kuidas me seda asja nüüd teeme, et me peame ikkagi küsima küsimusest, inimesed muidu ei mõista, mis tegelikult toimub. No esita küsimus täpselt sellises järjekorras, nagu sa mulle esitasid. Ma panengi tegelikult number 2 küsimus praegu alustan. Või alustame esimesest? Alustame esimesest. Okei. Kes on ettevõtte tegelikult omanikud? Ultimate Benefits Owner. Ehk siis on kes peakasu saajad ja ning kas seda saab sõltumatult tõendada kuskilt allikast. Et ma nüüd korraks segan sind. Soovitusturunduse nagu mäng on selline, et enamus info tuleb siis ainult sealt, kus info tuleb, on ju. Et kas sul on mingid sõltumatud allikad ka? Sõltumatud allikad, ma saan anda sulle need uurimistööd ka kas või pärast hiljem vaata kuskil failina, aga ma lisan nagu ühe asja sulle ära, vaata, on see asi, et rahvusvahelised, ma hoiatan nüüd nagu ette ära, et sa võid siis aimata, et mis siit võib hakata tulema, et maailmas eksisteerivad rahvusvahelised organisatsioonid, kes reguleerivad siis selliseid asju, nagu on Tag Markets ja Sonic AI. Et nendel on päris maailmas olevad regulatsioonid, asutused ja need asutused on siis, nendest asutustest on võetud see info, ütleme siis nagu ilusti ära. Ja alustame siis ettevõtte omanikud, et kes on tegelikult omanikud, et kuigi ametlikud dokumendid nimetavad ettevõtted Pure North Markets LD ja asukohtadena Mauritius ning Saint Luciant viivad jäljed ühe nime juurde. See on siis Jared Esquera, uurimisportaal investigations.org on Esquera ära linkinud kui Tag Marketsi juhi ja väidab, et teda on seostatud ka veel vähemalt 5 petuskeemiga. Teda seostatakse ka äsja kokku kukkunud Zeus fundinguga ja samas allikas väidab, et Esquera opereerib siis Dubaist. Ja ettevõtted on reguleeritud maksuparadiisides, kus puudub sõltumatu kontroll. Hetkel ei ole ühtegi registrit, mis näitaks ära, kes oleks Tag Marketsi pärised need kasusaajad, omanike nimekiri, aastaaruannet isegi pole saada. Ja ütlen sulle, Jaanus, ette rutates ära, et neid nimesid tuleb veel ja neid seoseid tuleb veel ja veel, et 16 lehekülge on meil nagu materjali, mis sa pead endale nüüd selgeks saama, et see tuleb nagu erinevatest nüüd asjadest tuleb kokku, on ju. Need asjad kõik. Nii et, aga vastame sulle esimesele küsimusele, et mõned küsimused, kõige rängemalt ja pikemad küsimused ongi küsimus 1 ja kas ta oli küsimus 2 või, et need võtavad kõige rohkem aega, aga ma loen võimalikult kiirelt edasi, et vabandust aja raiskamise eest. Nii, et pole olemas registrit või avalikku registrit, kus nad sees on, omanike nimekirja, aastaaruanne puudub. See tähendab, et ettevõtte tegelikke kasusaajaid ei saa sõltumatult kinnitada. Jah, leitud andmete kohaselt on punktis 1 siis seda Jared Esquerat nimetatud siis mitmel pool on ju selle Tag Marketsi
selle kasusaajana ja ta on seotud siis teiste skeemide ja pettujuhtumitega. Ehk siis ma lisan nagu sulle juurde veel täpsustavat infot, et on olemas terve kuradi sündikaat ja need sündikaadi on asi nagu selles suhtes kahtlane, et kui nagu on 5 erinevat meest, on lihtsalt nagu näite praegu, et kui 5 erinevat meest, kes kõik on jäänud pettuskeemidega vahele ja on samas üksteise neid asju promonud, siis võib öelda küll, et sündikaadiga. Nii. Jared Esquera on mitmes uurivas artiklis tuvastatud kui Dark Marketsi omanik, kes tegutseb Dubais, kuid samas ettevõtted on registreeritud Mauritiusel ja St. Lucial. Uurimisportaal väidab, et teda on seostatud vähemalt 5 pettuskeemiga. Teised allikad loetlevad Dark Marketsi kaudu juhitud, varisenud skeemidena siis kokku järgnevad Crowd 1, Zeus Funding, need on kõik dokumenteeritud siis, Exfusion, Bit1, seotud teisi globaaliga ja AI-Tech. Neid kirjeldatakse kui siis pettuskeemi vabrikut, kus ühe skeemi ohvrid siis suunatakse teistesse. Zeus Fundingu puhul on Esquerat konkreetselt mainitud kui Dark Marketsi omanikku, kes esines selle skeemi turundusveebis. Kokkuvõtteks siis Jaredi kohta saab öelda seda, et leitud tõendid viitavad tugevalt, et Jared Esquera on seotud Dark Marketsi kaudu juhitud ulatuslike ja korduvate skeemide võrgustikega. Järgmised kangelased siis. Kas sul on midagi öelda, lisada või sa tahad järgmiseid kangelased? Lihtsalt, kui sa tõid Crowd1 nagu mängu on ju, jumal tänatud, mulle pakuti ka seda Crowd1 kunagi ammu. Ma jõudsin seda ainult 2 päeva teha, enne kui ta kotti läks on ju. Vaata ikka meie usume on ju. Aga seal oli ma võin nüüd eksida numbritega, aga minu arust seal oli mingi 20 miljonit inimest. See oli ikka miljonites inimesid ja need said kõik põmm üle, nii polnud asjagi. Et see, et meid on palju, see ei anda mitte mingit tähendust. Sest reaalsus on täna tegelikult see, et enamus inimesi ei tee sihukest researchi nagu teed sina. Isegi ma arvasin, et minu research on hea, aga tuleb välja, et ikka jään kõvasti alla selles suhtes, et oleks ma need küsimused saanud enne, siis ma võib-olla poleks üldse alustanudki. Ja võib-olla mineviku korraks veel piiludes võib-olla saaks päästu mind nagu paljudest asjadest. Aga küsimus, kas nad seostavad teda kui omanikuna või siis liidrina? Omanikuna ja iganes muude asjadega. Tervist, proosit. Cheers. Nii, okay. Aga võtame järgmised kangelased ette. Nii väga hea. Eestis on minuni jõudnud nagu selline kuulus Dark Marketsi lausa omanik, Nick on ju. Ma arvan, et sa võib-olla oled Nickist videosid näinud, kuidas Nick nii ilusalt naeratab sulle ja räägib, kuidas... Ei, ma võtsin otse nagu nendelt vendudelt. Ma ei vaadanud neid videosid. Mina ei tea. Ma Nicki nimi on läbi käinud küll. Okei. Ja nüüd Nicki kohta. Sügavad seosed varasemate massiivsete pettuskeemidega. Rahvusvahelised uurimised näitavad, et Niklas Freyhofer on otseselt seotud ja sisse põimunud selliste skeemidega Sapphire, Zenic, X-Pro, Connect võrgustikega. Tegemist on kurikuulsa ja mitmete riikide poolt keelustatud krüptopüramiid skeemidega, kus tuhanded inimesed kaotasid oma investeeringud. Vot. Olen kursis Zenikiga, olen isegi seda teinud, promonud taas kord usus. Jumal tänatud, viimase hetkel nagu jälle hakkasin rohkem uurima. Kui ma käisin ise Dubais koha peal teisel üritusel, siis ma sain aru, et midagi on mäda. Ja siis ma astusin välja ja jälle astusin välja ja 2 kuud hiljem kukkus jälle kokku. Okei. Jep. Ja nüüd natukene veel toome sulle veel ühe ägeda seose, et sellest avalikult ei räägita, aga mina räägin, sest ma ei saa seda nagu eirata. Aga kui tegelikult oli turundus algus, tuli Dark Marketil siia Eestisse, siis minuni jõudis siuke info, et Jaanus, kas sul on kedagi, kes oli Sapphire'is ja Zenic'is sees, on ju? Et vaata seal jäi need coinid alles, on ju? Ja et midagigi nagu korvata, siis meil on uus võimalus, vaata. Et kui paned näiteks 500 münti või oli 500 euro väärtuses, ma ei tea, tal ei ole enam väärtus, tal ei ole 0 väärtus on tegelikult. Ja ma võin nüüd siin eksida, aga kui paned näiteks 500 münti või 500 eurost münte, siis kui paned teise poole juurde 500, et siis saad nagu 1000, on ju.
Mul tekkis küsimus nagu algus, et okei, aga kus see nagu, kes selle teise poole kinni maksab ja siis mulle öeldi, et ei, et see on lihtsalt nagu equity. Mina mõistan seda maailma, sest equity't annab ka näiteks Montage maakler. Liitud, paned 500 sisse, ta annab sulle seda lisamängu kapitali, vaata, mis on nagu okei. Vot, aga see on jälle siuke nagu imelik ja nüüd sa räägid, et see vend oli seal ka, siis ma hakkan täitsa mõtlema kohe, et aga ma kindlasti tänan sind väga hea selle lause eest, et mul on hea otsimisvõime, et inimene, kes minule tuli tutvustama, siis ma sõimasin tal kohe väga hirmsalt näo täis. Me läksime suurelt tülli ja pärast leppisime ära ja mees ütles ka, et see on uskumatu, kuidas sul see protsessor töötab seal kõrvade vahel, et tõesti tänan kõike, kes hindavad siis minu seda otsimisvõimet. Aga võtame siis edasi selle, et saame veel teada sellise asja, et need juured lähevad lausa Dag Marketsil Jaapanisse. Selline tegelane nagu sinna Yasuyo Kanda, teda mainitakse ühes äriprofiilide andmebaasis kui siis Dag Marketsi tegevjuhti Tokyos. Siiski on selline info on napp. Siis on Oliver Popsor, kelle kohta leiame, siis tuleb Rob Busser ja terve hunnik vaata nimesid on ju, et need on nagu sellised asjad ja siis mis on nagu veel tulemus siis kui nende vendade poole hakkad pöörduma, mis siis juhtub, tekivad massiivsed väljamakse probleemid, sadade kasutajate kaebused, mis on siis ära kinnitatud seal nagu nende siis ametnike poolt juba, et kontod lukustatakse, väljamakseid ei tehta ja kasum konfiskeeritakse ettekäändel, et klient on rikkunud kauplemisreegleid, mis on minu arvates selge pask. Ja ma tean, kuidas sa rikud seda, sa ei saa ühtegi nupuvajutust seal teha. Jah. Ja ongi lugu selline, et me saame kokku võtta selle, et põhimõtteliselt me ei saa tuvastada, kes on täpselt kes. Jah, juba on jama. Okei, mis mind ka nagu huvitas küsimus, need promavad tegelikult, et neil on kindlustus, et kes on kliendifondide kindlustusandja ning kas saate esitada kindlustuspoliisi või sertifitseeritud või certificate of currency, ma ei tea, mis see tähendab, on ju. Aga ühesõnaga need promavad tegelikult välja väga kõvasti enda veebilehel, et neil on põhimõtteliselt mingi Londoni kindlustusettevõte. Ja, aga kusjuures ma pean vabandama, Jaanus, ma ei saa praegu nagu sellele küsimusele vastata, et ma loen sulle PDF-failist ette, et see peaks olema sul tegelikult vist 3. küsimus. Et mul on küsimus number 2 on ka päris pikk, vaata. Väga hea, sobib. Nii, tulista veel edasi number 2. Ei, praegu nüüd hakkame 2, see oli regulatsioonid ja tegevusload. See on ettevõtte regulaator ning millised tegevusload ettevõtetel on? Palun lisage ametlikud viited. No ütleme ausalt, et selle punktiga tõusevad veel rohkem ihukarvad püsti. Ma eile tegin väikese TikToki video ka, aga loen ette. Regulatsioonide tegevusload, siis minu vastus Jaanus Peenema küsimusele. Dag Marketsil pole kehtivat regulatsiooni usaldusväärses jurisdiktsioonis. Vastupidi, terve hunnik riike ja siis riikide regulaatorid hoiatavad ettevõtte eest. Ja hoiatused on välja antud siis järgnevate riikide finantsregulaatorite poolt. Austria, Hispaania, Luksemburg, Holland, Sloveenia, Venemaa. Ja Austrias tuli veel täpsustav välja, nagu siis, kui teised siis võib-olla lihtsalt hoiatasid, siis Austrias tuli välja teadaanne, et Dag Markets ei tohi teostada siis väärtpaberitehinguid. Vot. Ja võltsitud litsents. Dag Markets väidab, et omab Mauritiuse siis seda litsentsi, see on GB number see ja see, kuid kui lähed otse Mauritiuse ametlikule finantsinspektsiooni kodulehele, saad teate, et litsents see ja see kuulus firmale Pure North Markets LTT, mis tagastas selle litsentsi ja lõpetas tegevuse 18. märts 2024. Ja et sa teaksid, siis ei ole mingite ühtegi litsentsi isegi seal, kus ta asub. Ehk siis Faguusi jälle, jah? Jah, Faguusi, jah.
Ja nüüd võtame siis ametlik Finantsinspektsiooni hoiatus. Austria finantsturuamet on avaldanud ametliku avaliku hoiatuse ettevõtete, et sa teaksid, siis on veel lausa selles on tehtud ka püramiid. On siis 3 ettevõtet, Tag Markets, Tag on kirjutatud suure tähega, siis on T.M.Financials LTT ja siis 3. on Tag Markets LTT. Ja Austria finantsturu inspektsiooni amet kinnitab, et nendel asutustel puudub igasugune õigus pakkuda investeerimisteenuseid või kaubelda klientide vahenditega. Vat, kahju, aga no korraks tuleb karakter sisse. Ma räägin enda kogemusest ka, mis mul tegelikult tule põlema tõmbas, oligi tegelikult see, et jah, tulemused on head, raha sain välja, raha sai liigutada, kõik teenivad, kõik on nagu äge, on ju. Nii. Ja. Tehingud on ka näha, et tundub nagu aus, on ju. Et noh, kasumi jagame pealt liiguvad, peaks nagu okei olema. Aga ütle mulle seda, mida sina nagu arvad, et kui mingi hetk sai kaardimakseid sisse teha, siis järsku enam ei saa. Et mis see põhjus võiks olla, et mulle öeldi, ma ei mäleta, mis mulle öeldi, aga öeldi, et seal vist vahetavad mingi maksiandjat. No mingi ühesõnaga jälle mingi udujutt on, millele kindlat fakti ei ole. Aga minu kogemuses on tegelikult niimoodi, ega see Mastercard ja Visakaart ka iga ühega koostööd teha taha. Olgem ausad. Jah. Vot. Ja kui ma õieti olen aru saanud, siis seal oli ka siuke süsteem taga, et sa ikkagi ostad kaardi makse ja teed, aga see ikkagi kuidagi automaatselt konverteeritakse sul seal USDT-ks, mis tegelikult hõlmab muidugi 4. küsimust, on ju. Aga kuidas me saame trackida midagi, mis on praegu juba hallil alal niikuinii, vaata. Ehk siis USDT, dollar, on ju. See on tegelikult ju hallil alal. Jah, aga ma ütlen nagu seda, et sul tuleb neid küsimusi nagu kuulipildurist nüüd, et ma hea meelega lõpetaks selle punkt 2 ära, sest see asi on üsna pikk ja väiksed õpetused ka, et noh, ma tean seda, et sa tahad minna ühte teise kohta laivi, aga me tõesti ei jõua sinuga, et sa lähed teise kohta. Ei, kuule, mul on praegu jumala äge siin olla, et sa räägid täiesti asjalikku juttu. Nii, ma jätkan siis sellega, et nii, kuidas see asi siis seal on? Kustutatud firmad ja taas kasvatatud litsents. Offshore maaklerid maksuvabades piirkondades kasutavad sageli petlikku taktikat siis. Nad ostavad või võtavad üle vanu tegevuse lõpetanud riiulifirmasid, et jätta muljet pikeajalisest ja usaldusväärsest ettevõttest. Vastuolud andmetes, kuigi nad viitavad Mauritiuse litsentsile nime all T.M.Financials LTT, on reaalne kauplemisplatvorm Tag Markets LTT registreeritud hoopis täiesti uue ettevõttena St. Lucial veel. Vot, nii. Üks mu klubi liige ütles, et vähemalt tuleb poistele krediiti anda, et neil ikka nagu ajusid on, vaata. Et eks sa nüüd katsu vaata siin nagu vaene inimene, kes see ohvrikene on, et ma annan nagu ohvrile ka natukene andeks, vaata, et vot nii. Aga nii siis, mis me nüüd edasi saame? Nii, regulatsiooni puudumine. St. Lucia Finantsinspektsioon ei reguleeri ega kontrolli Forex maaklereid. Ehk siis St. Lucia saarel pole üldse ühtegi kontrolli veel. Ehk nad on teinud firma, mida nad müüvad sulle nagu T.M. kus on nagu reaalne kauplemisplatvorm, on ju. Aga siis on veel Tag Markets LTT, kes on registreeritud siis St. Lucial, kes ei pea nagu siis ühtegi nagu regulaatori ees kulpi lüüa, on ju. Vat. Et riigi sees pole ka regulatsioone siis, et sa teaksid, nagu mina saan aru. Selles suhtes on nagu, vaata siin ma ei ole nagu väga pahane, selles suhtes, et vaata ma ise kasutan ka erinevad maaklerid siin, RoboForexid ja Van Taget ja Star Traderid, ega nemad on ka maksuvabas. Need peavadki olema, sest need ei saa muud moodi, on ju. Et seal liiguvad päris suured summad, on ju. See ei ole nagu minu jaoks nagu nii ohutuli. Aga see, mis sa eelnev jutt praegu räägid ja kõik need asjad, need... Ole rahulik, me läheme edasi. Nii, seos kahtlaste AI võrkturundusskeemidega. Tag Markets on tihedalt põimunud agressiivse võrkturundusega, partnerlusprogrammidega nagu Sonic AI, iTech, CopyX, Word of Limitless. Need siis lubavad suurt passiivset tulu,
kasutajad suunatakse looma ja kandma oma raha just Dog Marketsi platvormile. Õigusabi ja tarbijakaitse eksperdid on kogu selle võrgustiku määratlenud kui ülimat ohtlikku pettu skeemi. Nii, nüüd kuna sa küsisid ilusti, et kas ma puhun paska või ma suudan midagi ära ka tõestada. Nii, nüüd ma toon sulle ette nagu tõestused ja miks ma lähen alati väga keema oma laivides, kuna ma võtan nagu selle, mida räägib inimene või asutus, keda peab kuulama. Eile postitasin TikToki lühivideo asutusest nimega iOS, siis Koola ja iOSCO. iOSCO on siis 100% tõsiselt võetav asutust. Tegemist on maailma kõige kõrgema ja mõjukama finantsjärelevalve asutuse organisatsiooniga. Kui iOSCO International Organizations of Securities Commissions jagab hoiatust, on see märk, et Dog Markets on finantspettus või illegaalne maakler. Ja see on saavutanud selleks hetkeks juba rahvusvahelise ulatuse, kui hakkab seda teadaannet andma iOSCO. Kui tõsiselt võetav on iOSCO? Ülemaailmne tipptaseme standard. iOSCO on asutatud aastal 1983 ja selle peakorter asub Madridis. See ei ole suvaline internetiportaal, vaid ametlik rahvusvaheline organisatsioon. Ta katab kogu maailma turud ja selle liikmed, kes seal iOSCOs on, reguleerivad 95% kogu maailma väärt paberiturgudest rohkem kui 130 riigis. iOSCO liikmed on siis ametlikud finantsinspektsioonid, näiteks USA, SEC on siis see, kes läks mõne krüptoga kohtusse, aga ärme seda maini, sest see võib selle kuradi saate mul ära tappa, vaata. Mida? No SEC on nagu Eestis maksuamet põhimõtteliselt. Jah. Ja Suurbritannia või see finantsinspektsioon, Saksamaa ja nii edasi. Et iOSCO on andnud siis selle hoiatuse välja ja ta reguleerib siis tervet põhimõtteliselt väärtpaberiturgu ja see ütleb ära meile ilusti, et Dog Markets on rahvusvahelisel tasandil saanud juba nii kuulsaks, et iOSCO peab andma hoiatuse välja. Ja nii, kas Mauritius ja teised offshore piirkonnad kuuluvad sinna? Ja jah, Mauritius on täielikult ametlik liige, tema finantsinspektsioon on iOSCO täisliige. Nii, teised offshore piirkonnad kuuluvad ka sinna siis iOSCO-le, Kaimani saared ja kõik nii edasi ja edasi. Ja kuidas see puudutab nüüd Dog Marketsi juhtumit, kuna siis FSC on siis Mauritiuse inspektsioon kuulub iOSCO-sse, siis ta peab alluma rahvusvaheliste reeglitele ja jagama, ta peab alluma siis selle iOSCO-le, vaata see Mauritiuse asi, vaata, kuna ta on seal nagu liidus sees, vaata. Ja siis ta peab kulpi lööma sinna, Mauritius peab tegelikult kulpi lööma siis suurele issile, vaata. Ja kuna Mauritius kuulub siis sinna iOSCO-sse, peab ta alluma rahvusvahelistele reeglitele ja jagama infot. Kui selline petturlik skeem nagu Dog Markets või selle taga olev emafirma T.M. Financials LTD hakkab Euroopas investorid petma, saab reegleid rikkuv litsents kiiresti rahvusvahelise hoiatuse. Okei, päris hea. Et mind ikkagi nii huvitab, et sa pead ikkagi nende poiste kõik ise maha istuma ja me peame ikka korraliku laivi tegema reisk. Et ma tahaks lihtsalt huvi pärast vaadata nagu, vaata, ma nüüd ütlen enda vaatenurga asjast, mida nagu lihtinimene näeb, siis ütleme, et ma nii kõva vend ei ole kui sina, just nagu natuke siin meelitan sind, aga lihtsalt, et no minu maailmas on niimoodi, et kui sa ütlesid juba, et siin keegi nagu chatis ütles, et need on Prantsusmaa poolt tagaotsitav, ma ei tea, kas sellel on mingit põhja, aga kui need juba on seotud erinevate nagu kahtlaste skeemidega, siis paraku inimloomus on selline, et vähesed muutuvad, olgem ausad, vähesed muutuvad. Ja ma olen ise seal samamoodi olnud ja ma nüüd natuke räägin Raineri ees ka, et ja siin küsiti ja öeldi igast asju Raineri kohta, et
Rainer tegelikult on, ma arvan, sama nagu olin mina kunagi, kes ka lihtsalt läks kaasa, uskus, tegi siirat uskus, vähe nii, uut. kusjuures ma, stopp, Jaanus, ma väga, väga hea, et sa selle asja üles võtsid, et põhimõtteliselt ma ütlen ära, et ma ei tahtnud ühelegi su küsimusele vastata, nagu mis sa mulle saatsid, sest noh, minul oli väga tugev negatiivne arvamus sinust, aga üks mu tasulise klubi liige siis ütles, et noh, tegelikult sellel Jaanus Peenemaa on nagu süda on õiges kohas, et tal lihtsalt need asjad lähevad nagu ämbrisse, et siis ma hakkasin nagu leebuma ja siis ma mõtlesin, et okei, tühja kah, ma vastan su küsimusele, et mida sa must tahad üldse ja et kas me üldse saame mingile jutule, et noh, tervitusi siis mu tasulisele sõbrale. Aga jätka palun. Ei, no minul on alati tegelikult olnud eesmärk, et kuidas saaks rahvas raha teenida ja võimalikult läbipaistvalt ja ma olen otsinud jah, selleks võib öelda, et valesi tööriistu, on ju. Ja täna me oleme sealmaal, kus me tegelikult loome ise oma asja, aga ma olen ise Tag Marketit ka turundanud siin, õnneks mitte palju. Tänase info põhjal ma ütlen sulle ära, ma tegelikult juba eile otsustasin ära, et mina nagu väljun sealt, on ju. Kui mul lastakse väljuda nüüd nagu enda kapitali, kui see ka mingi, nagu see eelnevalt tõid välja, et võivad külmutada lambist, on ju. Et vaatame. Ja selle koha pealt jah, et võib-olla on vale mulje jäänud minu kohta, et ma ei hakka ennast kiitma, aga ütlen niimoodi, et süda on õige koha peal. Täna mul on ümber inimesi, kellega ma teen koostööd ja kõik, kes mind päriselt tunnevad, nemad nagu mõistavad, vaata. Ja nüüd õpid sina ka mind tundma. No ma arvan seda, et las see õppimise protsess olla nagu natuke pikem, et ma ei laskuks vaata esimestesse kirgedesse. Ei, sinust mitte, ma tahan neid esimesi dokumente saada, ma tahan ise ka neid läbi kammida, vaadata, uurida ja sul on aju, mees, see on vägev. Aitäh sulle, aga see, võtame siis edasi, et IOSCO hoiatus on 100% tõsiselt võetav, kuna tegemist on maailma kõige kõrgema ja mõjukama finantsjärelevalveasutuste katuseorganisatsiooniga, ehk siis ta istubki kõige peal. Ja nüüd tuleb siis välja veel selline asi. On olemas selline asi nagu nõrk B, E, C ja M. See on siis asutus, ma loen ta pärast ette, aga mida tegi siis või mida paljastas? Ma ütlen ära, BCM on rahvusvaheline finantskuritegude uurimise organisatsioon ja tema eesmärk on siis aidata ohvritel raha leida ja nad teevad uurimistöid ja BCM on kirjutanud hoiatavaid artikleid siis aastast 2017 juba nende poiste kohta, et kõik juured viivad juba aastast 2017 siia tänasesse päeva, kus see Eestis on nagu kulmineerunud, vaata nüüd see siis nagu, ma arvaks seda, et mina olen see, kes lasin selle kassi vaata nüüd nagu kotist välja vaata, et kuna minu see kanal on vaata bänni all, shadow bänni all, siis lugu on selline, et ma tean, et mind jälgitakse, aga numbreid vaata võltsitakse, ütlen otse ära. Aga siis on selline asutus nagu see sama BCM. Mida BCM tegi? BCM tegi seda, mida ükski tavaline investor teha ei saa. Nad kontakteerusid otse Londonis finantsameti poolt reguleeritud kindlustusmaakleriga CBC UK, kes Tag Marketsi paberile alla kirjutas. Nad sundisid CBC-d ametlikult tunnistama, et nad ei toeta seda turundusstiili, mida teeb Tag Markets ja kinnitasid seda, et $1 miljon kindlustust on ainult firmale kokku, mitte eraisikule. Ja selle tulemusel BCM paljastas siis Tag Markets Sonic AI taga samad võrkturunduse figuurid. Vaat. Kui tõsiselt võetav on siis see PE Conflict Management? Ta on aastaid teinud uurimustöid Tag Marketsiga seotud isikute kohta. BCM on siis finantskuritegude uurimisele spetsialiseerunud erafirma. Nad tegutsevad siis üle maailma. Neil on siis kontorid on Saksamaal, Leedus, siis Tais, Austraalias, on ju. Ja siis BCM on siis juriidiline võrgustik, mis uurib rahvusvahelisi majanduskuritegusid, püramiidiskeeme ja nagu oli omal ajal Lioness,
Lyconet ja need Lionessi ja Lyconeti siis nagu kombitsad liiguvad ka täna nüüd edasi sinna Tag Marketsisse. Vot. Vägev. Vot, Imeline. ja. Imeline. Ja nüüd ongi see, et kolmas punkt siis, mis sa esitasid, ongi see kindlustuse kohta. Aga põhimõtteliselt ongi see, et ma tahtsin sulle nagu öelda seda ära, et vaata, et ma olen mõelnud omal selle nagu juriidilise kaitse vaata välja see, et ma mediteerin krüptovõti Mortaga ja nüüd ma saan sõnumeid, et joon siin puupiiritust ja mootoriõli ja suitsetan vanu kumme, et see on vaata nagu selline juriidiline kaitse mulle, et aga ikkagi on see, et kui ma selle osa nagu ära lõpetan, selle nagu pulli osa, siis ma panen oma uudistesse ka nagu selle, kes ütleb ja miks seda peaks kuulama. Ja nüüd ma ütlen nagu seda, et ma palun kõigil, kes siin laivis praegu siin viskavad kas Jaanuse peale või minu pihta puid alla siis ja kellegi teise peale, siis no olge vait palun. Et tänasel päeval selle laivi eesmärk ei ole siin puid alla panna. Eile oli mul laiv, kus ma panin puid alla. Täna me ajame tõe jälgi, sest Jaanus pöördus minu poole, et mida ma suudan leida, et on seal midagi tõde, kas ma kujutan asju ette või ma saan midagi nagu ka tõe pääst panna. Yeah. Nagu... Kuule, aga viska paar trolli välja. Need ei ole vaja siin. Külluse vesi ja Irvita on siin trollid, et need ei oska oma sõnamäära hoida. Need on arvatavasti 18-aastased nolgid, kes ei ole elus mitte midagi kogenud ja teevad otsused välisinfopidise põhjal ja ilma, et oleks üldse inimesega kohtud. Et väga inetu, väga nõrk teist sõbrad, aga jõukust, küllust ja armastust teile. Ei, noh, mina ütlen seda nagu ära, et vaata ühiskonnas on reeglid, et ja praegu on krüptogaraaži laiv on vaata ühiskond ja mina ütlen reeglid, et kui me kõik oleme viisakad, siis on reegel. Ja kui sa ei ole viisakas, siis on sinuga kõik, et ma saan olla see kõige vägevam looja, panna sulle blokk. Ja su elu ongi kõik, vaata. Su elu on läbi selles suhtes, et sa jääd. No kuule, mõtle ise, Jaanus, nagu Külluse vesi OÜ paneb. Tee trenni, debiil. See, et sa teaksid, Jaanus, mis sa arvad, palju ma kõnnin, see on lihtsalt sulle. Kurat, ma saatsin kellelegi kutse, aga okei, läks perse. Et aga mis sa arvad, Jaanus, et kui palju ma oma koeraga ühes kuus kõnnin nagu samme? Ma ei tea, aga minu rekord on 480 kilti. Minul oli Ikka. Ma paugutan oma koeraga keskelt läbi 300 000 sammu kuus. Et mul on see... Trollid enam, las need olla. Võtta see Jaanus Peeneme üks ka ära, need näevad nii palju vaeva, et see on täiesti uskumatu, et neil puudub täielikult oma elu, et viskad need ka välja. Ei ole vaja siis. No viskasin. Viskasin välja. Väga hea. Need trollid toovad küll vaatajaid, aga meil ei ole praegu see eesmärk. Nii. Okei. Okei, kuule Jaanus, sa mõtle originaalsust. Jaanus Peenisemaa. Mõtle kasutaja nime. Sa mõtle nüüd selle peale, kui originaalne võib inimene olla. Tal on kindlasti selline helde tulevik ees, kindlasti tema tööandja, kindlasti tema sõbrad, kõik hindavad tema originaalsust, kindlasti eesti keele õpetaja armastab ta kirjandeid. Ja kindlasti on talle väga hea elu ja ta on väga rõõmus praegu. Nii, aga võtame siis selle ette selle punkt 3. Jah. Lähme edasi, jah. Et kindlustus punkt 3. Et mis see punkt 3 oli, loe mulle ette uuesti, palun. Ma panin kogemata kinni siin, kohe võtan lahti, hetk, palun, kohe. Punkt 3 oli meil, kus sa nüüd oled siin? Nii, punkt 3 oli meil siis ikkagi see sama küsimus, et kes on kliendifondide kindlustaja ning kas saate esitada kindlustuspoliisi või certificate of currency? Nii, kindlustus 1 miljon siis kliendi kaitset. Tag Markets reklaamib, et kliendid on kindlustatud Lloydsi kaudu kuni $1 miljoni ulatuses. Uurimine näitas, et Lloydsi maakler CBC UK LTT eitab seda. Ehk siis BECM pani rääkima ilusti kõik välja vaata. Nad kinnitasid, et kindlustus on sõlmitud ainult
TM Financials LTT, aga sa pead teadma nüüd seda, Jaanus, et kui me natuke scrollime tagasi, siis seal oli 2 firmat, vaata. Üks oli see, ma kohe ronin edasi, et ühes kohas jookseb börs, mis on emafirma, aga ehk siis ongi, näed, üks on Tag Markets, üks on T.M.Financials LTT ja siis on Tag Markets LTT. Et ühesõnaga neil on 3 varifirmat, aga ainult ühel on kindlustus siis. Vat. Aga see on ainult siis ikkagi nagu ühe ettevõtte kohta, mitte nagu iga kliendi kohta. Jah, siin ongi nüüd see asi, et ja veel ongi lugu selline, et Lloyd's of London ei suhtle siis otse nende siis Kaimani saarte tegelastega, ütleme, et otse välja, et Lloyd's of London ei anna siis kindlustust otse. Lloyd's of Londoni poole pöördub siis CBC UK LTT, see on siis nagu vahendaja. See, CBC UK võtab nagu endale selle, ma ei hakka seda, kuna inimesed ei mõista nagu neid termineid, siis katsume rääkida nagu võimalikult lihtsast keeles, et vaata, mulle ei meeldi ka kui mingi, nagu see, ma vaatasin neid Eesti kuradi, neid Sooniku promojaid seal, kes panevad seal, vaata, inglise keelega läbi segi, inimene midagi aru ei saa, et siin kirjutad alla, saad protectionit, tõesti nagu ta ise oleks võinud kaitset vaata kasutada, et lugu on siis järgmine, et väga robustselt öeldes Lloyd's of Londoni käest on võtnud siis CBC UK selle kindlustuse 1 miljonile ja siis ta vahendab seda edasi siis sellele TM Financials LTT-le. Ehk siis see on üks nendest 3 Tag Marketsi kuradi firmast, vaata. Ja siis see CBC siis kindlustas või kinnitas siis ära, et ainult ühele firmale 1 miljon ja nad ei kiida heaks seda, kuidas Tag Markets promob seda. Sellepärast, et rahvusvaheline finantskuritegude uurimise agentuur võttis siis ühendust CBC-ga ja sundis selle rääkima, vaata. Okei, selge. Ja siin ongi nüüd, et ja poliis ei kaitse kliente ja otse siis PECM-ile vastas CBC avalikus kirjas või kuidagi nii, et CBC kinnitas, et nemad ei vastuta selle eest, kuidas Tag Markets seda poliisi turundab ja nad ei kinnita, et kliendi kontod oleks kaitstud. Siis nii ta ongi. Järelduse saame teha seda, et see on lihtsalt vaata selline pooltõed, vaata, sest nagu kindlustus nagu oleks ju olemas, aga nad ei ütle, millisel Tag Marketsi firmal on kindlustus, vaat see on teema ja nad siis promovad seda videot või seda kindlustust täpsemalt öeldes siis nagu, et kõigile on. Kuigi kindlustuspoliis, mida nad näitavad, siis seal on sulgudes kirjas summa, mida kaitstakse, on 1 miljon ja see on shared aggregate with others. See on selline ingliskeelne juriidiline termin, shared jagatud agregaat siis võime öelda, ja see on teistega. Ehk siis see 1 miljon, see agregaat on jagatud vaata teistega, vaata. Et see on otse veel seal kirjas ka, vaata. Et sa jagad see 1 miljon 300 000 peale veel nagu ära, et see on nagu kindlustus ise. Jah. Okei, mina ütlen ausalt ära, et on öeldud selge sõnaga välja, et kõigile, igale kontole on 1 miljon kindlustust ja nende juhtide enda sõnad, kes siin Eestis toimetavad, on ju nimesi ei maini, on öeldud, et igale kontole on nagu kindlustus kuni 1 miljoni ulatuses, aga mitte tehingutele, ehk siis fundidele. Siis ma hakkasin kalkuleerima, et see peab ikka kõva kindlustus olema, selles suhtes 300 000 inimest, see on potentsiaalselt 30 miljardit siis, on ju. No nüüd ma ütlen sulle ka, et sa oled ka üsna nutikas poiss, et kui juba matat suudad teha, ei ole iga konto, Gunnar 76, ei ole iga konto kaitstud. Ma lugesin ette sulle, CBC, kes kindlustuse annab, ütleb. CBC kinnitas, et nemad ei vastuta selle eest, kuidas Tag Markets seda poliisi turundab ja nad kinnitavad, et kliendi kontod ei ole kaitstud. Vaat. Crazy, okei. Väga võimas, väga võimas.
Väga ja võimas. vaata, Võtame järgmise. Jaanus, ma pean lisama ühte asja, et esiteks see, et keegi minu klubist ütles sulle, et sul on süda õiges kohas, aga sul lihtsalt ämbrid leiavad su ülesse, oli nagu põhjus, miks ma nõustusin sinuga laivi tegema, onju. Ja siis oli teine põhjus, kui sa ütlesid seda, et sa hakkad oma inimesi välja tooma, et sa said nagu asjast midagi aru, et midagi hakkab nagu, noh, tundub sulle nagu selles suhtes, noh, imelik see. Et see oli teine põhipõhjus, et ma räägin nagu seda, et selles suhtes ma võtan sul ka mütsi maha, et sa julgesid nagu tulla ja julgesid ka mulle öelda seda, et sa näed asja, vaata nüüd hoopis teises valguses. Aga lugu on selles, et kui siin mingi härrasmees tuleb ütlema, et jah, kõik kontod on vaata kaitstud, siis ma ütlen nagu otse välja, nüüd pange kõik kõrvad kinni, kes kardavad vängeid sõnu, pange kuradi kõrvad kinni. Kuradi mauk, mine arene. Kui ma loen sulle ette rahvusvahelise uurijate teksti, kes ütlevad ära, et nad võtsid otse ühendust kindlustuse andjaga. Vaat. No mida me veel tahame, vaata? Nii. Tore, kui sa tegelikult tuleks ise ka Zoom-kõnesse. Huvitav, kaua sa seal püsid? Tead, ma ütlen sulle, Jaanus, seda otse välja, et fanaatikutega on väga raske suhelda, sest vaata, kui ma arvan seda, et ja ma ei mõnita seda asja, ma ütlen päris tõsiselt, et ma kahtlustan seal juba nagu Stockholmi sündroomi ka, vaata. Et see asi on nagu läinud nagu nii sügavalt juba neile hinge, et see on nende identiteedi osa. Psühholoogiliselt ei ole nad suutelised üldse tunnistama, vaata, mida nad korda on saatnud või mida nad teevad või kus nad on, vaata. See on minu nagu arvamus, et noh, keegi ei taha ju minna, vaata, sinna, noh, peegli ette ja vaadata oma probleemide allikat ja sellele öelda, et ma pean nüüd hakkama muutuma, vaata. Noh, ma ei usu, Jaanus, seda, et noh, ma ütlen nagu seda, et mul ei ole probleemi nagu seda uurimustööd sulle ette lugeda siin ilusti, aga no sellest ei ole kasu, kui ma sinna Zoomi lähen, kui vend ütleb mulle, et kuule, sa eksid. Noh, saad sa aru, ma lugesin ju sulle, noh muidugi sa saad nüüd aru, vaata, aga ma lugesin sulle ette, et on olemas asutus IOSCO, kes reguleerib 95% maakleritest, vaata, üle maailma. Nii. Ja kui see maaklerite valitseja ütleb, et tegu on asjaga, millest tuleb eemale hoida. Jah, aga kui ta tuleb, ütleb nagu mulle, et ma valetan. Noh, saad sa aru, kui sa ütled nagu seda, et IOSCO, kes reguleerib kõike maaklereid, valetab, noh, ma ei tea, mis tasemel see inimene mõtleb, et tal peab olema nagu selline juba Stockholmi sündroom, vaata, et ta peab seda, noh, ohver peab kaitsma seda, noh, ta on lihtsalt nii ära tehtud, vaata, seal ei ole midagi teha. Ja üks asi ongi nagu see, et ega kes see, noh, ma ei tea, Jaanus, kas sa mäletad või kas sa üldse kuulsid seda lõiku, mida ma rääkisin sulle, mitte sulle, vabandust, aga laivis, et kuidas minuga võeti ühendust nagu online kurjategija pärast. Ei ole kuuld. No ma räägin siis otsast peale, et miks ma ka niimoodi mõnitan neid inimesi, on põhjus on järgmine. Aastaid tagasi, aastal 2010-2011 oli krüptogaraaž täielikult hõivatud online arvutimängude mängimisega. Seal oli selline mäng nagu Dragon Call, seal kuskil kuradi tunnelites või nendes kuradi koobastest tapsime draakoneid. Nii, seal tekkis väikene liit ja selle liidu tõttu tuli mul üks inimene, tuli sinna Facebooki klubisse vaata või sinna Facebooki sõbraks on ja. Nii, läks aastaid 10 mööda ja järsku heliseb mul telefon. Tilla-tölla, võtan vastu. Tere, kas krüptogaraaž kuuleb? Jah, mina kuulen. Ja siis helistati mulle ja öeldi, et tere, et ma olen siin kohalik peauurija, et Eesti Välisministeeriumi käsul võtan teiega ühendust. Et Eesti Välisministeeriumile on välismaa uurijate poolt esitatud palve, et me kuulaksime teid üle mehe asjus nimega Igor. Mul oli, mis kuradi Igorit te tahate? Ei no see Igor, kes sul Facebooki sõbralistis on, Igor see ja see perekonna nimega, et ta on rahvusvaheliselt taga otsitav, et välismaised uurimisagentuurid teavad, et sa oled ta sõber siin Facebookis. Ja lugu ongi nüüd selline, et kui mind kuulati üle
juba selle eest, et mingi tegelane on minu Facebooki sõbralistis, siis selle tõttu ma tahan öelda seda, et nendel juhtidel siin Eestis saab olema väga põnev vaata. Vot. Kas sa kuuled mind, Jaanus? Ja kuulen väga hästi. Et vot selline lugu oli, et Eesti Välisministeeriumi käsul kohalik peauurija kuulas mind üle sellepärast, et Eestimaa Välisministeeriumil oli välismaalt antud käsk või palve. Lihtsalt selle eest, et rahvusvaheline kurjategija oli mul siis sõbralistis. Et see pidu ei pruugi olla lõppenud veel siis. Aga mis oli su järgmine küsimus? Nii, lähme edasi, et no põhimõtteliselt kindlustusfondi kohta saime, nagu vastused asjad, ilmselgelt. Need on väited, mis ei ole tõesed, Nii. Millised, ma vist hüppan üle siit mõnest, et siin ei ole nagu 5 näiteks. Kui ettevõtte muutuks homme maksejõuetuks, siis milline on täpne õigusprotsess, mille alusel klient oma vara tagasi saab? Siin on juba pekis. Jah, ja see tulebki sellest asjast nagu, et kui Taag Markets muutuks maksejõuetuks, puudub sellel selge õiguslik protsess, mille alusel oma kliendid vara tagasi saaks, sest ta ei ole vaata siin EUs reguleeritud. Euroopa Liidu börsidel on tavalistelt investor compensation scheme. Ehk siis see tähendab seda, et vaata iga riigi finantsinspektsioon võiks öelda nagu kindlustab ära, et näiteks USAs on riigi poolt igale kontole kindlustus 500 000. EUs on sõltuvalt riigist siis 500 000 kuni 20 000. Minu arust on 250 ja midagi 500 000. Ja, aga vaata siit Jaanus tulebki juba nagu selline meeletu vaata. Jah, meeletu probleem tulebki sellest välja, et ma kordan ühte näidet siin, et Taag Marketsi suur jumal siin Eestis väitis seda, et Taag Markets liigutab vaata $350 miljardit kuus. Ja siis, kui sa võtad sama kategooria, siis börsid lahti, näiteks Pepperstone, Saxo Bank, pluss 500. Kõik on ilusti Euroopas reguleeritud. Saxo Bank on meil reguleeritud UK-s, Taanis ja siis Sveitsis. Et kui nad liigutavad nii palju vaata pappi, siis kuidas nad ei saa nagu Euroopas nagu seda kindlustust, et mingi riik paneks nagu õla alla, et me kaitseme teie kliente vaata. USDT on see mängus teile pärast. Ja kui juba USDT on mängus, siis nagu me teame, jah. Jah. Ja Taag Markets ütleb siis ise, et neil on see siis miljon vaata, nad on selle jaoks võtnud, ja et nende kontod siis, Taag Marketsi kontod ja kliendi kontod on siis nagu eraldi, aga mitte ühtegi reguleeritud auditit ei ole tehtud, mitte ükski üle maailma tuntud regulaator, vaata nagu näiteks Deloitte, ma ei tea, oled kuulnud, aga Deloitte on üle maailma kuulus sõltumata siis audiitorfirma vaata. Ja neid on veel ja veel, kes on praegu nagu maailma tasemel tuntud ajalooga, pika ajalooga audiitorfirmad ja mitte ükski pole auditeerinud vaata seda. Mitte ühtegi audiitordokumenti ei ole vaata. Ei ole võimalik ära tõestada mitte ühtegi asja või mitte ükski maailma poolt tunnustatud organ ei tõesta ja ei kinnita siis Taag Marketsi juttu. Pigem on see, et nad ütlevad, et asi on väga halb, vaata. Vaat. Ja siin ongi nüüd selline asi, et kui sa lendad, ma ütlen saavormis nüüd, kui sa lendad kotti oma Taag Marketsiga, siis see tähendab, et pankroti korral sõltub kõik siis Mauritiuse seadustest, pankroti haldurist ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui me nüüd tugineme veel sellele, et üle maailma on antud hoiatus välja, et tal puudub õigus üldse nagu börsil kaubelda, siis on nagu küsimus, et mis kuradi börsil ta liigub, ma ei tea, kütavad seal jointi peale ja näevad mingid kuradi börsikanaleid või. Et selles suhtes on probleem, on tõsine. Vaat. Väga hea. Ei on.
jumal tänatud, mul on õnneks ma ei ole seda väga kõvasti ja palju teinud, onju. Ma olen ise nagu dokumenteerinud ja jälginud ja noh, lihtsalt katsetanud seda ja noh, paar klienti on, aga me tuleme nendega ilusti välja. Et jah, aga nüüd ongi, lähme järgmise juurde siis. jah, See oli 5., 6. No nüüd ongi küsimus, mida me juba teame, et kuidas liiguvad kliendid USDT-d või muuta krüptovara alates Jah. sissemaksmist kuni nende kajastamiseni kauplemiskontol ning kes vastutab nende hoidmise eest. No, ja vot siin ongi see asi, et umbnõu puudub alati, läbipaistev, puudub läbipaistev info, kuidas USDT või muud krüptovarad liiguvad. Sonic AI Copy X-i süsteemis ei ole üldse selge, kes on vastutab varade hoidmise eest, kes vastutab liigutamise eest. Noh, kindlustus väidetakse, et on siis nagu sealt Loitsilt, on ju, mida ka ei ole Loitsi poolt, on ju. Ühesõnaga on absoluutselt läbipaistmatu protsess. Vot. Okei. Saime vastuse. Nii. Nüüd ongi 8. küsimus, nagu, et mis faktidele nagu sina põhined, et millised on need sõltumatud kolmandad osapooled? Sa oled tegelikult juba neid maininud, aga mainiks lihtsalt uuesti, et nagu inimesed saaksid päriselt ka nagu aru, et ei ole nagu tuldõusse jutt. Jah. Tänan väga hea küsimuse eest. Kusjuures ma lisangi seda, et ma eriti meelitatud olingi ja erutatud lausa sinuga seda laivi tulema tegema, sest minu üllatuseks tuli see, et sa väga intelligentselt, väga professionaalsed küsimused esitasid, et mul oli absoluutne nauding oli seda uurimustööd teha nii professionaalsete küsimuste põhjal. Aga ma hüppaks korra tagasi, et sul oli tegelikult küsimus number 7, et audit. Aga sealt tuleb välja nüüd selline asi, et sõltumatuid auditeid, ma vastasin küll, aga sõltumatuid auditeid finantside, reservide või kliendifondide kohta ei ole leitud. MyFX Book, ehk siis mida nad räägivad, vaata see, on see Forexi leht MyFX. Ei, ma tean väga hästi. Nii. Jah, et see MyFX Booki konto, millele Sonic AI viitab, ei ole finantsaudit. See lihtsalt näitab kauplemisstatistikat ega tõenda midagi. Ja miks ta veel ei tõenda on see, et vaata MetaTrader lubab luua igal asutusel, kes võtab nagu MetaTraderi endale kasutamiseks, on ja lubab luua oma privaatserveri. Ehk siis MyFX, kui sa ühendad vaata MetaTraderiga, näitab sulle täpselt seda, mida sa tahad. Vot, kui auditeid pole. Vot. Okei, huvitav vaatamärk, et mis mõtlesin, MyFX bookib ju kõik tehingud sulle ära ju ilusti. Selles suhtes, et no kindlasti saab seda manipuleerida, olgem ausad, on ju. Aga kuidas, ma ei tea, aga vaata nüüd ongi, nad näitavad seda peakontot, mis teeb 1% kuus, on ju, ja sealt tulebki see imelik 24-kordne võimendus ja nende lotti suurused on tegelikult naljakad, sest kui mina kauplen turul, on ju, siis on mul kõige väiksem lott on 0,01, on ju. Vaata, Jaanus, ma täpsustan siin seda, et vaata, MyFBooks ei ole mingi reguleeritud asutus. MyFX Book kopib seda infot, mida sina MetaTraderis annad talle. Vaat. Ja MetaTraderis saab luua inimene või siis asutus ise oma maailma vaata. Ja, ma ta saabki luua ise maailma ja see maailm ongi siis see, mida MyFX Book näeb. Vaat. Ja nüüd vastan ära siis, mida siis härra Peenemaa esitas mulle, et need läbipaistvustõendid, kolmandad osapooled, mis kinnitaksid siis väidet. Kõige rangemad näited on kohe, mis nad siis olid, Hollandi finantsinspektsioon, Austria finantsinspektsioon, Venemaa finantsinspektsioon ja ärge nüüd ehmatage ära, oi mõmmit ma ei usu, on ju. Siis on, mis nad kõik olid, Eesti finantsinspektsioon jagab küll seda Austria teemat, on ju, või saadab edasi, on ju, aga kui me uurime finantsinspektsiooni, kuidas nad saadavad hoiatuse või teadaande välja, siis see tugineb reaalsetele kahjunõuetele või ohvritele, on ju. Vaat, et ükski finantsamet riigi poolt ei saada lihtsalt välja nagu vaimusünnitist. Vaat. Ja öeldakse maha, et Tag Marketsil puudub luba liigutada raha ja kaubelda börsil. Sama
siis veel raskem kategooria on see IOSCO. IOSCO kontrollib 95% kogu maailma börsimaakleritest ja kui IOSCO annab hoiatuse välja, et Dark Markets ei ole hea asi, siis tuleb seda tõsiselt võtta. Teine sõltumatu või siis kolmas lausa sõltumatu tõend on PECM, see on siis rahvusvaheline finantskuritegude uurimise agentuur. Nad on ajanud nende vendade jälgi juba aastast 2017 Lionessiga. Nendel on, nad on üle maailma, neil on üle maailma riikides on neil peakontorid, nad hetkel teenindavad mingid 3000 finants seda ohvrit ja nendel on eraldi advokaadid, neil on eraldi detektiivid, nad ajavad neid asju ja neid jälgi ja siis PECM võttis siis isiklikult ühendust CBC UK-ga, kes on päriselt kindlustuse andja sellele Dark Marketsile ja siis sundisid ülestunnistuse välja siis ja Dark Marketsi kohta siis tuli järgnev ülestunistus, et CBC UK ütleb, et nad ei kiida heaks seda, kuidas Dark Markets oma seda kindlustust promob, et nemad annavad ainult 1 miljon firmale ja nad annavad 1 miljon siis firmale, mis ta oli DM Markets, aga neid firmasid on kokku 3. Üks on T.M Markets, siis on Dark Markets ja siis on DM Markets ilma punktideta, et no põhimõtteliselt võib öelda nagu seda, et tegelikult sinul ei olegi kindlustust, kui sinu see Sonic AI jookseb nüüd selles näiteks Dark Marketsis vaata, aga sellel T.M-il või DM-il on vaata see kuradi kindlustus, et noh, ütle, et see asi läheb juba endal vaata niukseks, et hakkab paha vaata, noh. Ja, okei, päris huvitav. Võt. Nii, võtame järgmise küsimuse, ega siin ma varsti pean hakkama liikuma ka, aga nii, vaatame kohe. No 9. Siuke magus küsimus, et millised ettevõtte 3 suurimat riski klientide jaoks ning kuidas neid riske maandada? Või noh, kuidas neid riske saaks maandada? Või noh, maandatakse. No ütleme 3 riski, nagu mis sina nagu näed kohe nagu ära, et nagu 3 kõige tugevamat punast lippu, siis ütleme niimoodi. No ma loen nagu siit ette, et regulatiivne risk. Noh, ettevõttel puudub siis ilma kehtiva, noh, ettevõttel pole mitte ühtegi kehtivat finantsinspektsiooni, on regulaatorite veel mustas nimekirjas, nii, ja rahvusvahelised ametid nagu see IOSCO, on juba platvormi sihikule võtnud, et see on reaalne oht, et võib-olla veebileht ja serverid suletakse päeva pealt vaata. Ja kogu süsteem kaobki vaata, et kui juba IOSCO on nagu asja nagu seal matsutab ja vaata vesistab, et saaks midagi korda saata, vaata. Et siis on, no, ei ole ilusad numbrid, vaata, noh. Siis on, mis see ongi, 3. risk või teine risk võiks olla siis väljamaksete blokeerimine, ehk siis exit scam, kasutajate raportid, mis on antud siis nagu sellele finantsinspektsioonidele ja IOSCO-dele, et noh, seal on ikkagi tõendid, vaata, et noh, saad sa aru nagu seda, noh, muidugi sa saad, aga see on nagu oletame, et ma vaidlen mingi praegu jobuga, kes ei saa. Et kui on olemas selline asutus nagu IOSCO, kes 95% kogu maailma börsist kontrollib, ja IOSCO ei kujuta ikka ette seal asju, et nüüd võtame mingi väikse kuradi saare, vaata asja niisama käsile ja hakkame vaata nagu piinama. Et kui sellised asutused... Mida? No oht on suur järelikult. Jah, et oht on suur, vaat täpselt nii. Et ongi see, et vot ja siis ongi tulnud teadaanded sinna nendesse asutustesse, et kasutajate raportis kordub muster, kus kasumi väljavõtmisel tühistatakse tehinguid või blokeeritakse kontod ettekäändel, et reeglid on rikutud. On teine risk ja 3. risk on siis selline, et kontode teadlik nullimine ehk margin call lavastus, kuna platvorm kontrollib kogu tarkvara. Võt, siis tehakse tehislik turuhüpe, hinnamanipulatsioon, mis sunnib roboti kahjumisse ja nullib kliendi konto, jättes siis süüdi force majeure ehk turg viis su raha ära, mitte et meie viisime ära. See on, jah, tean, neid asju on juhtud siin ennegi. Okei, päris huvitav, sul on ikkagi äge info, et ma ei oskagi midagi muud öelda. Et väga hästi, väga õigel ajal tulid mu ellu.
väga hästi, väga hästi. Ja mu enda sisetunne hakkas ka midagi nagu ütlema. Ja noh, kui mind sealt Zoomist välja visati ja lihtsalt öeldi, et ma olin purjus, aga keegi näinudki esiteks, ma kirjutasin. Need said aru, kellele ma nagu voice'i saatsin, oli muidugi võtune. Ja ma olin pahane, et mind sealt välja visati. Et nagu miks on ju, mingi 2 küsimuse peale visatakse välja. Et ma ajan kliendid segadusse. Nagu jah. Et jah, et see oli nagu minu impulss, mida ma panin nagu mõtlema ja küsima. Ja siis ma tegin ühe TikToki nagu videopöördumise lihtsalt. Ma ei mainin mitte kedagi, aga kohe lendasid top liidrid mulle selga ja siis ma sain aru, et midagi on vist imelikku. Ja siis ma hakkasin uurima ja siis ma võtsingi sinu nagu ette, et äkki sa tead, sest tegelikult mul üks tuttav soovitas sind. Ehk siis see, kellega ma praegu teen koostööd, kellega me siis kaupleme praegu, teeme testgruppi. Praegu on ka siuke huvitav tehing on sees, et noh, loodan, et konto jääb ellu, on ju. Okei. Siin me riskime ise, vaata. Aga lihtsalt siin soovitati, et ma pöördusin. Ja nüüd 10. küsimusele on see, et noh, mis see oligi 10. siis, et loeda ette, palun. Jaa, 10. Kohe vaatame, mis ta mul siin oli. Kas ettevõtte ärimudel ja kõik klientidele lubatud hüvitised või kompensatsioonimehhanismid on finantsiliselt jätkusuutlikud? Kui jah, siis millised dokumente või sõltumatute analüüsid seda tõestaksid? Et kas plaan on nagu jätkusuutlik, vaata? No see plaan ei ole jätkusuutlik, et sellel lihtsal põhjusel, et juba see eelnev jutt, vaata. Neil polegi plaani, vaata, kompensatsiooni sulle anda, vaata, juba selle skeemi järgi, et kui on vaja, no kujutate nagu ette seda, Jaanus, et ma teen kuradi 3 krüptogaraaži, panen ka G-garaaž ja mis ma iganes mõtlen neid nimesid välja, et ühes jooksutan ma siis seda börsi, ühes jooksutan ma Soonika AI-d ja 3. võtan kindlustuse veel, on ju. Et see on nagu selline asi. Aga kas sa oled nüüd nõus vastama järgmistele küsimustele? Ja. Nii, ma isegi ei valmistun nendeks. Ma räägin otse südamest praegu. Kas sa oled nüüd midagi sellest õppinud? Antud olukorras enne kui kuhugi pea ees sisse hüpata, tuleb teha ikka põhjalik research ja uurida inimestelt võib-olla, kes on teadlikumad ja kes on rohkem teinud siis uurimustööd, on ju, ja oskavad seda teha paremini kui ainult lihtsalt AI põhiselt, on ju. Et see AI põhiselt otsimine, see ka ei anna alati nagu õiget tulemusi, sest muidu ma oleks näinud. Vot, aga tead, ma ütlen nagu seda, et ma ei hakka salgama, et ma kasutan AI-sid, on ju, aga ma ei avalda teile saladust, et kuidas ma oskan küsida seal. Et põhimõtteliselt ega see keeruline ei ole, vaata, ma võin avaldada ka, et ilus suveõhtu, et pead tegema ristküsitlusi. Ja ise manuaalselt minema ja otsima juurde, vaata. Peadki minema manuaalselt veel juurde ka otsima, vaata. Et aru saada, kus sa nagu oled, et noh, tegelikkuses ma räägin nagu seda ära, et sa saatsid küll 10 küsimust kõigest, on ju, aga selle laiviks nagu ettevalmistumine võtab ikka tegelikult aega 2-3 tundi, on ju. Aga kui ma võtan ette kogu nagu selle materjali, et mul oli nagu võtta juba vanadest uurimistöödest, siis tegelikkuses ma tahaks pakkuda seda, et siin on praegu tööd tehtud võib-olla mingi 6 tundi või. Et selles suhtes ei ole see nüüd nalja asi, et tuleb osata küsida ka, vaata. Ja suunata AI-d, mitte nagu petma, vaid sa pead oskama AI-d suunata, kuidas sa tahad infot saada ja millistes etappides ta peab seda andma, millised etapid peab ta läbi käima, vaata. Vot, aga ma võtaks nüüd 4. küsimuse, et ma loen ta nii ette, nagu ma esitasin, kas ma võin ta lugeda nii ette? Jah. Et kas sa julged inimestele silma vaadata peale nüüd asjade välja tulemist ja täpsustan seda, et kuidas sa nüüd näed seda ennast, kas sa näed ennast tublina, süüdlasena või kaaspettetuna ehk valetati ka sinule? No mina uskusin ja lihtsalt läksin ja enda mitte siis, kuidas ma ütlen, mitte põhjaliku uurimustöö käigus siis lihtsalt hüppasin sisse ja hakkasin tegema, sest ma nägin siin võimalust, et see töötab, kõik on hästi, on ju. Mina vaatan täna sirge seljagi oma inimestele otsa, sest ma toon need välja õigel ajal. Ja mul nagu ei ole midagi nagu varjata või siis petta või valetada. Pigem just mina olen see, kes otsib tõde koos sinuga siis praegu siin. On ju.
ehk siis ma arvan, et pigem on see, et mind mõjutati siis, et ma hakkaks turundama. Okei. Ma liitun sinu arvamusega, et kui ma vaatasin neid ilusaid videosid ja mida mulle saadeti ka privaatinfot, mida ma avaldada ei saa, kes saatis mulle, kellele saadeti, kes saati oli, siis see oli hästi-hästi libe ja magus jutt. Ja räägiti siis oma arust, vaata, noh, tavainimese jaoks ongi keerulised terminid, põhimõtteliselt viitati seda ära, et ei, see on ikka täpselt nii, vaata, saab või ei saa aru täpselt, kuidas see ilus asi käib, vaata, on ja niimoodi mõjutatigi inimesi. Ja ma täpsustan ühte asja veel ära, et kõik, kes nüüd arvavad, et oi, ma hakkan hirmsalt krüptogaraaži jälgima, siis ma hoiatan ära, et täna on lihtsalt eriline viisakas saade. Tavatingimustes saavad kõik tolad väga rängalt vastu pead. Et siin on tegelikult väga mahlane ja väga jube kõnekasutus, et ärge tulge mind jälgima, kui te ei talu seda, sest täna on lihtsalt meil Jaanusega kokkulepe, et me oleme neutraalselt viisakad ja otsime päris tõde. Vaat, tänan tähelepanu eest. Ja nüüd 5. küsimus sulle siis, millised on sinu edasised otsused, tegutsemiskavad siis Sonic AI osas? No ma olen otsuse juba võtnud, et mina seda otseselt ei turunda enam. Toon välja enda inimesed ja loodan, et saan enda kapitali kätte ja lähen eluga lihtsalt oma rada edasi ja jätkan siis enda toodete ehitamist. Ja lihtsalt nii on, et mina ei julge seda enam pakkuda küll kuhugi, et sa tõid päris põhjaliku uurimuste, pluss mu enda sisetunne, pluss see, et teatud inimesed reageerisid siis videole, kus ei olnud mainitud neid. Ehk siis nad neelasid konksu alla kogemata, võiks öelda, et ma tegin testi. Ma vaatasin, kuidas nad reageerivad, kuidas nad nagu käituvad minuga, kui ma hakkan vastasseisu näitama. Ja ei olnud just kõige nagu ilusam, võiks öelda. Kohe trambiti maha, toodi minevik välja, ma olen ju sind aidanud ja nii edasi. Et kohe, need on manipulatsioonivõtted tegelikult, me teame. Et mina lähen lihtsalt sujuvalt edasi ja toon enda inimesed välja. Õnneks neid pole palju ja lihtsalt lahkun projektis siis. Ma ütlen nagu seda, et seda ma ei küsinud sul küll, aga sa mainid seda mitu korda, et ma annan andeks, kui ma selle küsimuse esitan, et kuidas sa kavatsed nad välja tuua, kas teavitad neid või kuidas, või on sul veel mingid muid võimalusi või mingeid lahendusi? Ei, no ainuke lahendus ongi lihtsalt, nagu ma olen juba teavitanud kõiki. Ma olen juba teavitanud. Mul endal kadus usaldus ära, mina astun välja ja kui nagu tahate jääge, aga mul puudub usaldus. Ja mina ei julge enam lõpuni minna, mina ei saa seda turundada, sest mul pole usaldust ja ma pole saanud enda küsimustele vastuseid, kuna mind lihtsalt visati nagu Zoomist välja. Ja nüüd ma sain veel rohkem infot juurde ja päris tugevalt infot ja me veel räägime niikuinii omavahel ka edasi, et päris hea. No ma ütlen nagu seda asja, et tegelikult on üsna kurb on nagu see, et kui me nagu lähme nagu siis selles asjas nagu natuke ajast tagasi, et kui nagu mina nägin sind sellise enda siis nagu vastasena, siis sellise nagu siis ütleme jah, vastasena ja siis sa pöördud nagu minu poole, et sa olid nõus isegi või sa andsidki lausa oma telefoninumbri juba, et kuna mina üldjuhul neid ei jaga, et sa tahtsid minuga isiklikult suhelda peale seda neid laive ja videosid, et selles suhtes ma annan sulle meeletut krediiti ja ütlen seda, et sa käitusid ikka äärmiselt õieti ja äärmiselt nagu kiirelt, et kui tuli välja selline kriitiline info, mida ma jagasin, siis sa tegutsesid kohe. Et ma ise olin nagu selline plokk, et ma ei taha selle Jaanusega midagi teha, vaata, et mul on omad seisukohad tast, aga siis oli jah, et sinu kasuks nagu hääletati ja siis ma olin nõus sinuga siis suhtlema ja siis see soov laivi teha süvenes veel enam, kui sa ütlesid, sa tood oma inimesed välja ja kordan veel kord üle, et sul olid meeletult asjalikud küsimused, mis aitasid seda asja veel isegi nagu rohkemalt paljastada kronoloogiliselt või isegi nagu loogilisemas mõttejärjekorras, et sealt väga head küsimused olid. Väga hea. Super luks. Aga on meil veel midagi lisada? Küsi veel.
kui sul oli? noh, mul on nagu selline küsimus sulle seda, et kas sa oled nagu kergelt mõelnud ka selle nagu vaata selle loo peale, mis ma rääkisin, kuidas välismaa agentuurid võtsid minuga ühendust või Eesti Välisministeerium ja nii edasi, neid asju, et oled sa nagu selle peale ka mõelnud, et või ma lihtsalt mõtlen üle, et nagu minul on nagu selline kogemus lihtsalt olemas, et mul lihtsalt oli selline rahvusvaheline pettur oli mul Facebooki sõbralistis ja mul niimoodi tõmmati peeneks, vaata, vot. Ehk siis sa tahad öelda seda, et kas ma julgen teatud inimesi enda sõbralistis siis hoida või Jah, mida? jah, jah. Ma arvan, et nad peale tänast vestlust ei taha enam ise seal olla. Okei. Et jah, see on, ma ütlen nagu veel kord ära, et need asutused on maailmas olemas, kes on tänasel päeval ära tõestanud, et Dag Markets ja Sonic AI on pettusskeem. Et see ei ole siin krüptogaraaži välja mõeldis, et ma panen Jaanuse loaga, kordan veel kord selle laivi ülesse muudes kohtades ja kavatsen ka võib-olla TikTokis 2 osas ta ülesse panna, sest noh, me oleme ületanud siin juba tund aega, vaata TikTok lubab ainult tunni ülesse panna, et 2 osas, et te saate kõik järgi vaadata, saate võtta omale selle pliiatsi, paberi, kirjutada ülesse võib-olla nimesid, mida ma mainin siin, neid suuri juhte, suuri skeeme, et siin peab lausa kirjutama lausa võib-olla mõistekaardi vaata välja, et see on põnev vaata ja need asutused, et kes on, tegutsevad selles valdkonnas ja reguleerivad, et tõendid on karmid vaata, et midagi pole mul öelda, et on äärmiselt kurb ja kahju, et sellised asjad levivad. Veel rohkem ja kurvem on mul tegelikult vaata Jaanus selle üle, et uurimustööd ei tehta. Vaat. Ja sulle ütlen ka nagu selleks ära, et ma tunnistan seda, et jah, et mul on nagu see videoproduktsioonid ja need asjad on probleemiks, aga ma ei näe ise nendest probleeme, et võib-olla homme, ülehomme hakkan nägema, aga vaata, täna ma ei näe, vaata. Ja lihtsalt see minu see üks suur tõrges sinuga asju ajada täna laivis oligi algusest peale see nagu, et ma näen, et sa nendes ämbrites lausa tantsid vaata vahepeal, et vot, see oli nagu põhjus. Et sul on nagu kodutööd tegemata. Jah, aga kui ma läksin sõbraga tülli või hea tuttavaga tülli, siis ta ütles ka mulle ilusti ära, et vaata kõigil ei ole selline kompuuter peas nagu mul, et ma peaks nagu natukene olema siis tolerantsem ja hellem inimestega, kes ei suuda siis leida seda infot niimoodi, et ma tunnistan ka seda, et mõnikord ma panen vales kohas puid alla, aga ma kordan Jaanus veel ära seda, et minu probleem ei ole Sooniku teemal enam täna sinuga. Minu probleem ei ole nende tasuliste inimestega, kes läksid Soonikusse, sest kõik, kellel on ajud, on aru saanud, et ma täiesti reaalselt saan aru vaata sellest, et inimesed eksivad vaata. Aga kui sa oled nagu selles Stockholmi sündroomis, hakkad seda asja kaitsma, sa hakkad eirama kõike seda tund aega, mis me nüüd sinuga oleme arutanud, neid tõendid läbi lugenud. Võt. No, see oleks juba müstika, ütleks nii palju. Et ma usaldan täna enda sisetunnet kõige rohkem ja paraku ikka need kerged ämbrid tulevad, ei saa nagu mööda ega ümber, aga enda sisetunne täna ikkagi kõige kõvem ja ikkagi sama punt ju, olgem ausad, mitte midagi halba öelda, aga lihtsalt kuidas ma siis hästi viisakalt ütlen, et mida ma õppisin oligi tegelikult see, et alates tänasest ma panen ikkagi rohkem fookust research'ile 1000% ja sa andsid mulle juba väga head vihjed, kuidas AI-d ka nagu suunata paremini ja mulle tegelikult täiesti sellest piisas, sest et saime ühise keele, ma loodan, et veel räägime edasi, kuigi mind hoiatati sinu eest, ma ei tohi rääkida sinuga ja bla bla bla, aga keegi ei keela mul küsida ja saad aru küll, on ju? Ja, aga kas ma võin nagu küsida nagu selles kohast, kui sa ei taha, sa ei pea ütlema nagu, et mis vaatenurga alt hoiatati? Kas selles osas, et oi, see vend on nii ropp või mis osas? Et sa oled inimene, kes juba ütles, et sa ei ole mitte keegi, et järelikult polegi keegi, et
kõik research on ainult puhas AI, mingi kokku pandud jutt sul seal. Ja no midagi sihukest taolist, jah. Noh, aga põhimõtteliselt on nagu selline, et vaata lugu on ka Jaanus selles suhtes vaata karm nende kõikide Sooniku toladega, et kui ikkagi, mul on vaata seal ju video üleval TikTokis, et ma olen otse seal Iosko vaata kodulehel ja filmisin ülesse, mis Ioskol vaata kirjas on, et Warning ja Tag Markets LTT ja kõik need kuradi Tag Marketsid on seal reas vaata. Aga ma küsin sult ühe, sorry, ma segasin vahele. Jah. Et ma küsin sult ühe mõtte, et vaata kuna viimane küsimus või eelviimane küsimus oli see, et kas see kompensatsiooniplaan on siis nagu jätkusuutlik välja maksma. Mis on sinu ennustus, millal see võiks kokku kukkuda? Ma kahtlustan, et tänu minule võib olla kiiremini, kui ta oleks pidanud minema. Sellepärast, et mulle räägiti reaalselt müstilisi summasid, mida siis siin ühes kuus kas välja viiakse Eesti riigist või. Et see on tõsiselt pead pööritav ja kui see number vastab tõele, siis me võime näha väga pikka aega Eestimaal esikaante lugusid teemal Tag Markets ja Sonic AI, kui see number päriselt vastab tõele, mida mulle räägiti. Vaat. Ja seda enam on mul nagu üllatas nagu see, et kogu aeg on vaata uudised, vaata, et majandus on raske, majandus on jube, Eesti rahvas on näljas ja paljas, aga selline pealt pööritav number läheb ühes kuus, mille põhjal saab teha lausa nädalaid neid pealkirju. Et ma ei hakka seda numbrit ütlema, sellepärast, et see võib viidata vaata jälle kellegile, kes rääkis, vaata, et see ahel läheb vaata, lihtsalt. Et pealt pööritava olukord on. Aga kui palju on nagu ka seal neid tõeterasid on ja seda kõike on nagu nendest, vaata kui see kuradi skämmer räägib sulle seda juttu, vaata, et kui palju sellest tõde on, sest nagu sinagi ütlesid ühe numbri, et sa oled ise näinud ka neid väljavõtteid, on ju, ära ütle seda numbrit, las see olla, vaata. Et ma usun sind selle numbri osas, mis sinagi ütlesid, vaata, mis sa nägid, mida üks inimene tegi, vaata. Et siis me saame väita seda, et see on tegelikult päris tõsine probleem siin Eestis. Ja kuskil mul jäi kahjuks kahe silma vahele, aga siin oligi ära märgitud, just eriti hästi oli Baltikum selle Soonikuga ära märgitud, et Baltikumi skeemise tuumaks on WhatsAppid ja Telegram klubid. Et selle põhjal me saame öelda seda, et see asi on väga sügavalt ja ma arvan, et need numbrid vastavad tõele. Aga paar kuud, üks kuu, pool aastat, aasta, mis see nagu ennustus võiks olla nagu sinu vaatenurgas siis? Peale nüüd sinuga laivi ma kahtlustaks siin nagu Eestimaa pinna peal nagu iga hetk vaata. Nagu ta võib jätkuda vaata. 28 päeva, ma saan kõik kliendid välja. Jah, et vaadates nüüd minu laivi vaata ja kuna nüüd sina oma kliendid ära viid, siis ja mina olen teinud nüüd laivid, pannud üles neid YouTube'i on ja lühivideosid teinud on ja siis küll see asi hakkab lõpuks käima, sellepärast, et kui sinagi väidad, et sul on vaata reputatsioon, mille põhjal inimesed liiguvad koos sinuga, siis me saame öelda seda, et sinu reputatsioon hakkab liigutama asju, minu reputatsioon liigutab asju, vaata, ja lõpptulemusena on see, et see nagu see Eestimaa Bankrun on jah selle nimi, ütleb Madjak ilusti, et pangajooks tekib, vaata. Ja see asi võib käivituda siin Eesti osas kiiremini ja kui palju nüüd see Eesti mõjutab seda üldselt, seda Tag Marketsi skeemi on ja see on nagu eraldi küsimus, aga ma ütlen sulle ausalt seda, et jah. Väga ei tohiks mõjutada. Aga Eestimaa mõttes ma tahangi öelda seda, et see võib olla lausa päevade küsimus. Sõltub, kui viraalseks Eestis võib see asi minna, vaata. Et ega need, nagu seegi video läheb vaata ülesse, on ja kui juba on lugu selline, et Iosko tegutseb sellega, siis asutus, kes kontrollib 95% börsimaakleritest, see rahvusvaheline kriminaal- või finantskuritegude uurimise agentuur, on
tegutseb sellega. Ja noh, siis see asi on orbiidis ja üks härrasmees väidab seda, et Eestis toob see asi sisse 1 miljon kuus, siis kui nüüd võtame need igasugused uurijad, maksuametid juurde, et ma tahan öelda seda, et sellest võib Eestis tulla päris korralik skandaal, et kui ta on siin mingi aasta-2 tegutsenud võib-olla, et me räägime siin mitmest miljonist, mis on vaja Eesti rahval vaata ära seletada, kuidas see tuli ja nüüd paneme nagu välisuurimised juurde, et noh, ma ütlen seda, et Eestimaa mõttes, et see asi võib kotti minna siin nagu väga kiiresti, välismaa mõttes võib see kauem kesta, aga kui juba on ta huviorbiitides, juba uuritakse, siis elu on vaata pöördeline ja kiire ja väga ettearvamatu sellisel asjal. Et ma siiralt loodan, et kõik, kes täna on mu saadet koos sinuga näinud, ma laen ta võimalikult kiiresti ülesse YouTube'i, saate järgi vaadata kõik need tõendid on ja et ma siiralt loodan, et kõigil õnnestub saada 30 päeva jooksul oma rahad välja, aga pange vaim ka valmis palun, sest mulle jõudis ilusti see screenshot on ja screenshot sellest, kuidas inimesel on 400 eurot sees, aga välja lubatakse võtta ainult 8 eurot. Ei olnud seda 30 päeva lukku peale? Talle peaks see 30 päeva lukku olema. No seal pildi peal ei olnud, et näed, sinu kogu investeering on 4 sotti, aga välja lubame võtta sulle ainult 8. No võib-olla on seal vale koha peal, see deposiidi all. Vaata, ma algus ka ei saanud aru, aga mina sain nagu kõik välja. Aine. Et ma kohe algus katsetasin, kuidas see nagu töötab. Mina olen nagu isiklikult... Kuule Jaanus, siin härrasmees väidab seda, et Eestis on hoopis 1 miljon päeva kasum. Täitsa võimalik, jah. Et noh, põnevaks kisub selle asjaga. Aga mina ütlen nii palju, et lühidalt kokkuvõttest, mina tõmbaks praegu otsad kokku, mina ei turunda seda ja mängust ja päästan enda inimesed ja kui te tahate läbipaistvust, siis mina ajan tegelikult Messengeris asja ja mul on enda kauplemisgrupp, kes tahab, võite kirjutada, saate jälgida meie tehinguid ja jälgida tehinguid ja õppida koos professionaalse kauplejaga ja testgrupp on meil. Soovitan lihtsalt publikuks tulla ja oleme Messengeris. Päris nimega. Selge. Davai. Olgu kõik head. Jah, ole mõnus. Kohtume. Sina ka kõik head. Davai. Tšau rahvas. Tšau Krüpto. Tšau Jaanus. Tšau. Hoia ennast. Sina ka. Ja lisan siis kõigile ära, et ka minul on tasuline klubi. Seal näed siis seda krüpto uurimustöid. Näete minu uurimustöid siis sama professionaalselt, nagu ma tegin Dark Marketsi kohta uurimustöö. Et saate aimu siis, kui professionaalne ma olen. Niimoodi olen ma teinud iga krüpto kohta uurimustöö. Klubi on siis, hind on 50 euri kuu. Seal on siis aktsiate kohta uurimustöid, metallide kohta ja nii edasi ja nii edasi. Ja lisaks, kes tahab õppida siis kauplemist, siis on mul kauplemise koolitus 10 tundi, 250 eurot. Tutvustan sulle oma mudelit ja nii edasi ja edasi. Siis on mul tasuta klubi, seal saab natuke chilli ja pilli ja kui tahad liituda tasulisega, kirjuta mulle Gmaili peale. Tasuta klubi on seal iga video all ja Gmaili aadress ka. Ja noh, ütleme niimoodi, et äärmiselt põnev isiksus, Jaanus, oli huvitav temaga rääkida. Minu nende krüptogruppidega on sama, nagu iga lits kiidab oma vittu. Minu klubiga ei ole nii, kahjuks või õnneks. Et Jaanuse puhul on see asi, et minu selline hetkearvamus on muutunud ja ütlen ära seda, et arvamus on muutunud neutraalseks, positiivsemaks ja jah, tuli välja, et Soonik on pullipask. Mingi vanaema keldris tüüp
pakub nõu. Ennem kui ma sulle blokki panen, ütlen ära, et see on mu firma töökoda, et erinevalt sinust on mul väikene firmakene, et noh, ma ei tea, noh, eks sa mine kerja siis oma emme käest taskuraha või noh, osta jätsi, rahuned maha, emme taskurahaga. Vot. No, vaata Verevi vend, et tegelikkuses on nagu selline asi, et ma ei hakka praegu seda Jaanuse asja vaata lahkama siin, mis tema klubi on või mis tema klubi ei ole, vaata, et mul puudub sellega selline kogemus ja ma ei ole nagu libe sell. Et kui ma oleks libe sell, siis ma oleks Jaanusega liitunud aastal 2025 august, kui ta mulle esimest korda kirjutas, et hakkame koostööd tegema. Ma ütlesin, et ma ei tee koostööd sinuga, vaat. Et ma olen piisavalt kriitiline ja arusaav inimene ja selleks, et ma Jaanusega hakkaks mingeid asja ajama, ma garanteerin seda, peab minema palju aega mööda, vaat. Ma ei lähe liimi peale. Jaanusega live juhtus sellele, ma loen ette, mis põhjustel juhtus Jaanusega live. Ma panen laivi ülesse, ärge muretsege, rahvas, ma panen selle laivi ülesse. See live tuleb ülesse, ärge muretsege. See on 100% viisakas live. Et Jaanuse kohta üks inimene hääletas, et ta kolistab ämbreid küll, aga üldjuhul nagu hea süda vaata. Siis kui Jaanusega rääkisin privas, Jaanus ütles, et ta viib oma inimesed välja ja tema küsimused olid äärmiselt erudeeritud, head. Ja ma ei hakka inimese ahjukartul, ma ütlen nagu seda ära, et kas meil asjad on selged. Ma ütlen nagu seda, et kui inimene tunnistab, et talle tehti nagu ka seda siis nagu meelepetet. Ma ei hakka ütlema, et kas ta valetab, kas ta ei valeta. See ei ole täna saate teema. Me ei räägi siin, kes on krüptogaraaž. Me ei räägi sellest, kes on Jaanus Peenemaa. Meie saate teema oli, mis asi on Sonic AI. Ja meie saate eesmärk oli koos Jaanusega leida siis see tõde lõpuks. Et 2 seda laivi olen ma puid alla pannud, aga Jaanus tuli kasti, oli küsimuste esitaja, mina esitasin talle küsimusi ja koos me lahkasime siis ära, mis asi on see Dark Market Sonic AI. Vot. Ja rohkem ma ei hakka inimeste aega siin raiskama, ma tõmban selle laivi alla, kui ei haki, panen ülesse, kui hakib, siis panen ikkagi ülesse, et selles suhtes, et TikTok võib vahepeal teha seda asja, et kui ma tõmban alla, laadin ülesse, siis heli ja pilti ei jookse lahku. Vaadake palun see live ära, ma tänan kõiki tulemast, kordan veel kord, mul on tasuline klubi, 50 €, kui tahad, liitu, kirjuta Gmaili peale, seal näed aktsiaid, seal näed krüptot ja seal saad sama professionaalse uurimustöö nagu siin täna. Soovin kõikidele edu ja tšau, paka, näeme garaažis ja kordan veel kord. Täna olin ma lihtsalt Jaanuse pärast viisakas, üldjuhul on see saade väga ropp. Et kui sa tahad tellida, siis mõtle selle üle, et edaspidi saad sa väga jõhkrat toodet. Tšau, paka, poisid, tüdrukud, tänan tulemast ja polegi rohkem teile midagi öelda. Et näeme siis garaažis kõik.